Tšau! No tere! Kuhu minek? No ikka noortekonverentsile. Mis seal täna see aasta toimub ka? Aga sa polegi mitte kuulnud või? Esineb ju Kadri Ugur, siis on ju Viktoria Ladõnška ja Mikk Tammepõld. Ja õhtul on ka kontsert. Mikk annab kontserti? No ma räägin, sellepärast ma tulingi. Kuule, aga ma ka saaks minna. Oled sa registreerinud? Peaks nagu olema, õpetaja rääkis midagi. Aga lähme vaatame sisse. No siis tuleb sind ikka sevida Google'i sisse. Lähme vaatame. Oma kena figuuri, oma kena näolappi, kõikida näidata julges, aga no ei olnud kusagil selfit mujal teha kui tualettruumis ja nii see õnnetus siis juhtuski. Ja vaene tütarlaps on siis tõesti, ma arvan juba, et ta näeb juba natuke parem välja, aga seda pilti ta enam endast ära ei saa kustutada. See on levinud üle terve maailma. Sotsiaalmeedias loovad noored endast enesekindla ja targa mulje, aga miks see reaalses elus pole nii? Võib-olla on asi selles, et see sotsiaalmeedia kasutamise maht on küllalt suur. Ehk siis noored päris palju tegelikult keskenduvad enda presenteerimisele sotsiaalmeedias ja seda harjutatakse hoolega. Nüüd, ja sealt tuleb ka vahetu tagasiside likeidega ja share'idega ja igasugustel muudel viisidel. Nüüd, meil ei ole aega enam, et suhelda näost näkku nii palju. Ja natukene võib-olla on ka see, et kui ma sotsiaalmeedias mingisuguse kala teen, et siis võib-olla keegi ei pane tähele äkki või ei tule seda vahetut tagasisidet. Aga kui ma reaalses suhtluses mingi kala teen, siis selle peale ma ikkagi ju saan tagasisidet. Vaat seda halba tagasisidet või suhete rikkumist, seda vist nagu kardetakse. Mis on siis selle konverentsilt meelde jäänud sulle? Mulle isiklikult meeldis Kadri Ugur, et ta ei olnud just kõige noorem, aga ta ikka oli väga nooruslik ja hästi tore inimene. Ja mis siis täpsemalt, mis infot ta sulle edasi andis, mis sulle nagu kõlama jäi? Kõlama otseselt, ta õpetas, kuidas teha, kuidas jõuda kõrgemale ja... Vaatasid esinejaid ka? No see Ekspressi reporter jäi kõige rohkem meelde. Mida paremini mina tunnen Eestimaad ja Eesti olukorda, seda paremini ma võin seda edasi viia oma seltskonda, ehk siis kohalikud venelased ka minu kaudu võivad seda paremini tunda. Kas te isiklikult tunnete, et Venemaal on see sõnavabadus kuidagi rohkem piiratud kui Eestis? No ausalt öeldes, et meil nagu siin on raske selliseid asju otsustada, et kuidas neil seal läheb. Et ma arvan ikkagi, et me peame otsustama ja rääkima pigem sellistest asjadest, mis siin nagu toimub. Aga on klaar, et seal nagu meediareeglid on täiesti teistlaadsed, ega sealne poliitiline elu ja üleüldiselt Venemaa elu on natuke teistlaadne. Ja siin nagu üht vastust on hästi raske anda, sellepärast, et nagu tõepoolest pead nagu seda teemad võtma kuidagi suuremana, et siis analüüsid ja siis vaatad, et mis nagu siin võib-olla paistab see asi niimoodi ja sealt paistab asi hoopis teistmoodi ja siis nagu sellepärast ma arvangi, et pigem nagu tuleb võtta asju nii nagu sulle endal tundub punkt 1, punkt 2, pigem rohkem rääkida sellistest asjadest, mis siin Eestis toimuvad. Mis meeldis teil tänase päeva juures kõige rohkem? Mulle meeldis see, et siia on nii palju noori kohale tulnud. Minule meeldis esinejate valik. Väga hea, hästi oli valitud esinejad. Minu jaoks on olnud üldiselt teadlik valik sellist suuremat tähelepanu vältida. Te olete muusik, kes püüab meediast eemal olla ja mitte olla liigse tähelepanu eest. Kuid aga mida te arvate nendest muusikutest ja lauljatest, kes just püüavad saada liigset tähelepanu? Eks iga inimene
teeb oma valikud ja noh, kindlasti noor inimene on hästi mõjutatav. Et ma ei näe sellest nagu otseselt halba, kui inimene teeb sellest aja jooksul omad järeldused, aga lihtsalt väga palju on neid näiteid nende noorte, kui me räägime lihtsalt lauljate puhul Eestist, et kes tulevad ja lähevad, et kes on võib-olla selle ameti juures nagu kuulsuse pärast, et ega sellel erilist mõtet ei ole. Et sisu peab ka olema ikka. Kuna täna tegeleme ka osaluskohvikuga, siis missugusesse valdkondade ennast kirja panite? Hetkel me panime ennast, ma nüüd loen, ma lõpetasin kooli, mis nüüd, kuna me lõpetame kevadel 12. klassi, et siis tundus kõige sobilikum hetkel, aga siin on ka nii palju muid huvitavaid kohvikuid, näiteks kooseluseadusest oli midagi, siis oli Eesti julgeolek Euroopas, et tahaks kindlasti ka neid külastada, sest need pakkusid ka väga huvi. No Hendrik, kuhu sa kadusid? Kuule, ausalt oli rahvast nii palju, et mul ei õnnestunud seda enam leida. Mingi ma kuulsin üle mingi 300 inimesi kohal. Tal oli tõesti hullu meele rahvas palju, ei saanud isegi vaikselt oma mõtted rääkida, oma mõtteid kuulatele. Aga nägid esinejad, mis sulle meeldis seal? Kusjuures Kadri Uguri tekst oli väga hea, see inspireeris noori, vähemalt mind. Mis mulle veel meeldis, oli see, et Mikk andis kontserdit. See muusika oli muusika mu kõrvadele, nagu väga hea. Mulle meeldis sellele, et kohvikud sai nagu oma mõtteid rääkida, rääkisime karjäärist, räägiti, miks Põlvas midagi ei toimu, et sai nagu omavahel rääkida. Jah, ja need teemad olid väga sellised huvitavad, oleks tahtnud kõikidesse minna, aga oli ainult võimalik 4 valikut teha. Aga järgmine aasta oled tulija? Kindlasti. Sellises kohas tuleb ikka käia. Et siis ootame järgmist aastat, ootame põnevamat? Ma arvan, et jah, et kindlasti on põnevam aasta. Aga see aasta ka päris tore? Loomulikult.